Tere tulemast kõigile Tallinna ettevõtluspäeva teleülekande vaatamisele. Mina olen Anu Malnaarits Marketingi Instituudist ja mul on täna hea meel juhatada sisse paneeldiskussioon teemal 7 punkti, millega turundust taaskäivitada või turunduse restart teha. Ja mul on täna siin paneeldiskussioonis 2 külalist. Kõigepealt on Monika Giop. Monikat väga paljud turunduse valdkonna inimesed teavad kui agentuuri Creatum juht juba pikki aastaid ja täna arendab Monika oma agentuuri, mille nimi on Giop Agency. Nii et pärast, kui Monika sõnavõtud teile sümpaatsed on, siis teate, kuhu pöörduda. Ja teine on Sander Kantsen, keda mul on ääretult hea meel siin näha, noor ja andekas turundusinimene ja me väga ootame ju turundusse alati uusi ärksaid tegelasi. Sander on saanud hea kogemuse ja tausta varasemast elust Shipitwise'ist, kus ta juhtis turundust, üks tore Eesti alustav startup, mis päris palju ka meedia tähelepanu sai. Ja täna ka tegeleb oma agentuuris, mille nimi on Springrise. Nii et tere tulemast. Ja siis mul on rõõm, tegin nüüd sissejuhatus ära ja mul on rõõm siit vestlust edasi juhtida. Hakkame pihta, me natuke ennem arutasime ka, et mis võiksid olla need olulised asjad, millele turunduses tähelepanu pöörata. Ja üks teemadest, mis välja koorus, oli see, et tänasel hetkel kõik ettevõtted, kes on olukorras, et me päris täpselt ei tea, kuidas jätkata, siis üks koht oli see, et tuleks teha inventuur. Monika, mis see inventuur sinu kontekstis tähendab või too üks hea näide? Miks ja milles peaks tegema inventuuri ja mida sealt kaasa peaks võtma? Hea näide, et selles mõttes koroona kindlasti ta on mõjutanud turundustegevust vastavalt sektoriti, kas siis palju, vähe või keskmiselt. Et kui siin nüüd näite tuua sellisest pangandussektorist, et vähemalt minu praktikas või minu klientide osas, et palju katsetati just kas siis enne koroonat või vahetult koroona alguses selliseid paralleelkampaaniaid, ehk siis tiuliselt turundati justkui sama toodet, millel oli turunduse mõistes tehtud võib-olla veidi erinev pakend, erinev nimetus, tegelikult sisu oli sama, aga need kampaaniad olid paralleelselt eetris ja pärast analüüs näitas, et tegelikult nad veidi ikkagi kannibaliseerisid teineteist, ehk siis järeldusena, et kui nüüd need samasisulise kampaania või samasisulise toote kampaaniad teha ikkagi järgimööda või teha nad näiteks täiesti erinevates kanalites või ümber profileerida see sihtgrupp ja proovida pakkuda täiesti uuele sihtgrupile sedasama toodet, et siis ta oleks tegelikult efektiivsem olnud. Et selles mõttes selline hästi huvitav õppetund ja huvitav selline analüüsitöö, mis toimus just sedasi koroona algusaegadel. Ehk siis see tähendabki seda, et see kriisiaeg andis tegelikult hea põhjuse korra vaadata, mis toimub? Korra vaadata, analüüsida ja just selline, mis ma veel tajusin või kokku puutusin, et pigem suurendatigi turundustiime selliste analüütikute võrra, ehk siis leiti inimesi või palgati ettevõtte siseselt juurde just selliseid data analyste, ehk siis kes saaks aru, jälgiks igapäevaselt, monitooriks erinevaid KPI-sid, ka needsamad Key Performance Indexid, et neid natuke profileeriti ringi, et rohkem väärtustati sellist kontakti kvaliteeti, et kui palju ta veedab sellel kodulehel aega, isegi kui ta ostu ei tee, et miks ta ei teinud ja nii edasi, ehk siis selles mõttes selline numbrite põhiline ja numbritest seoste loomise sellise töö väärtustamine, et see oli niisugune ütleme, päeva teema või päevade teema. Minu arust väga tervendav turunduses. Sander, teie business to business turunduses, kuidas teie olete kokku puutunud sellise inventuuri teemaga või vanade asjade ülevaatamise ja ümbertegemisega? Kõige suurem muutus on ilmselt see olnud, et kõik need samad B2B ettevõtted, kes varasemalt olid väga fokusseeritud otsemüügile või siis läbi partnerite müügile, hakkasid esimest korda mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema ka turundust. Kes mõtlesid selle peale, et peaks hakkama LinkedInis oma infot levitama, kes mõtlesid selle peale, kuidas saada liide sisse, aga kõige selle juures kõik mõtlesid selle peale, et me peaksime võib-olla korraks uuesti otsa vaatama sellele, mida me teeme, kes on meie klient ja kuidas me temani saame üldse jõuda. Ja selle kõige raames päris paljud ettevõtted, kes 5, kes 10, kes isegi 15 aastat polnud oma kodulehte muutnud, võtsid selle lõpuks ette
Sest tegelikult business to business äris on ju see luksus. Sul on kliendid olemas, eks ju, sa ei pea iga aasta muutma erinevalt lõpptarbijast, kus teie rohkem kokku puutute, et sa võidki tegelikult kannatab ära, eks ju, et ei juhtu midagi. Aga huvitav oligi näha, et ettevõtted, kellel on 5-10 miljonit käivet, neil polnud siiani ühtegi analüütika tööriista küljes. Nad ei teadnud, kes neil lehel käisid. Ja nüüd nad siis said aru, et meil vist on vaja teada ja siis vist oleks vaja neid kuidagi pidi sihtida. Ja selle tulemusena olid valmis tegema muutusi. Nii et tegelikult koroona on olnud suurepärane aeg muutuste alustamiseks ja läbiviimiseks. Ehk siis kõik need nüüd meie kuulajad, et siin on see esimene asi, et inventuuri see praktiline pool on siis see, pane külge analüüs, katsu aru saada, kust raha tuleb ja kust ta ei tule, viska välja kõik need asjad, mis ei toimi ja siis liigu edasi. Sest minu meelest see sama lugu, mis ma tahtsin ise kommenteerida siia juurde, et varem oli see, et kui on hea aeg, siis mulle tihti tundub, et turundus nagu paisub. No, teeks veel seda ja tore oleks, kui teeks seda. Ja siis sa ütled, et no, et kuidas ma inimestele ei ütlen, et võib ju teha toredaid asju ka vahepeal, mitte ainult seda, mis nagu raha sisse toob. Aga täna kriisi ajal vist pigem ongi see, et ärme tee seda toredust, vaid katsume selle põhiraha koju tuua ja siis kunagi, kui lihtsamaks läheb, et siis me võime natuke selliseid, noh, ma isegi ei oska öelda toredaid või ägedaid või mingeid muid asju teha. Nice to have activity. Nice to have asjad just, et mis sul ei ole need kõige tuumakamad. Minnakse rohkem performance'i peale. Päriselt see asi tooks raha sisse ja oleks lihtsalt tore raha kulutamine. Ja, et sul ei ole seda luksust lihtsalt või sul ei ole seda võimalust, et me nüüd oleme igal pool ja me päris täpselt seda raha koju ei too. Nii et see oli see esimene ja meie inventuuri punkt. Meie teine teema, mida Monika natuke avas, oli tegelikult uus kontekst. Selles me oleme ju kõik veendunud, et maailm on teistsugune, kuigi me koroona alguses tegelikult, ma arvan, et see oli üks suuremaid küsimusi, et kas muutub ja kui palju muutub ja kuhu muutub. Mäletame, tükk aega ajasime seda nagu spunki taga, kõik üritasid graafikuid joonistada ja ennustada, aga täna on muutunud, eks? Täna ta on muutunud, et kuidas ma seda ise olen tajunud, et läbi erinevate koostööpartnerite, ehk siis selline automatiseerituse väärtustamine on üks asi, mis kindlasti on tugevalt sees, ehk siis mul on hästi selline pikaajaline koostöö ühe trükiteenuseid pakkuva agentuurida, kes on välja töötanud sellise automatiseeritud just nagu erinevate trükitootmist telliva niisuguse nagu moodulsüsteemi või digitaalse süsteemi. Ehk siis sisuliselt väärtustatakse seda, et inimestel on vähe aega ja et vastuseid tahetakse kiiresti ja et selline protsess ja teenindus oleks samamoodi automatiseeritud. Ja et samasugune näide tegelikult automatiseeritusest on sellise ühe ka hea koostööpartner, et veebiagentuur, kes on loonud nüüd niisuguse online e-poe loomise ka platvormi, mis samamoodi võimaldabki nendel võib-olla keegi, kes on töötaja jäänud, otsustab ise mingisugust toodet tootma hakata, tal on oletame 5-10 artiklit, mis ta tahab kohe veebi üles panna, ehk siis see oleks talle selline kiire taskukohane lahendus, kus on kõik funktsionaalsused olemas, et selles mõttes selline uus kontekst tähendabki sellist ümbermõtestamist või iseenda tootearendust paljuski, et kuidas ma saan arendada oma know-how alusel välja mingid uued automatiseeritud lahendused, uued innovaatilised tooted, et nagu seda tekkinud uut nõudlust rahuldada, et see on selline hästi tänuväärne ja hästi põnev selline kogemus olnud. Sander, mis teie valdkonnas kontekstina toimunud? Palju see business to business kontekst üldse muutus? Sest tegelikult eraäris me nägime üsna palju, et sa pidid ümber positsioneerima või kes olid need väiksed restoranid ja turismiärid, et need said üsna kannatada. Aga business to business valdkonnas see oli vist oluliselt stabiilsem. Kõige suurem muutus oli see, et inimesed on nüüd kodus või kõik, kes saavad olla kodus, on kodus. Aga mis siis? Ja selle tulemusena nad peavad tegema tööd uut moodi ja nad ei saa enam põhjendada sellele, et kõik inimesed ühes ruumis ja saavad üksteiselt infot hästi kiiresti. Ja sellest lähtuvalt näiteks logistika valdkonnas tõusis oluliselt soov selleks, et saada vahetut infokanalit, kust sul vedajad või saatjad saadavad kiirelt saajatele info, mis oleks ühes kohas, kõigile ühtemoodi kättesaadav. Sest vanasti oli see, et see info tuli kellegi meili ja nüüd, kui sul seda vaja oli, siis sa läksid tema laua juurde ja küsisid, mis sul seal oli kirjas. Aga nüüd päriselt enam sa ei saa minna laua taha. Just. Ja sama on näha erinevates valdkondades. Et kõik see, mis varasemalt inimesed said vahetult suhelda, on nüüd muutunud selle peale, et see peab olema kuskil salvestatud.
okei. ja kõigile kättesaadav. Ehk siis jällegi sisemised protsessid, kättesaadavaks tegemine, sisekanalid ja kõik need asjad. Ma arvan, et see oli ka tegelikult üsna suur õppetund tõesti, et see kanalite ja kommunikatsiooni korrastamine. Mis tähendab seda, et need ettevõtted, kes panustavad selliseid või pakuvad selliseid tööriistu, neil läks väga hästi. Ja need, kes ei olnud veel valmis, neil on läinud päris halvasti. Ja kusjuures ma arvan, et see läks halvasti ka neil, kes ei tulnud sellega kaasa. Et selles mõttes, et sest kuna täna kõik, kes seda kriisi ära kasutasid, on mitu sammu edasi jõudnud, siis teised tunduvad juba nagu täiesti eelajaloolised, eks ju. Minul endal sellest uuest kontekstist on alati see pilt, et see on nagu selline nagu lainetav meri. Ja see lainetav meri on ju see, et sa oled see paat seal ja sinu ümber lainetab. Ja siis sul on ju alati valida, et kas ma sõuan sinnapoole või lähen selle lainega kaasa. Et täna mulle lihtsalt tundub, et hästi palju tuleb vaadata, et mis su ümber nagu lainetab. Ja minu meelest hästi palju on täna, varem ei olnud seda, et sa nagu inimestelt, vähemalt ma ei märganud, et nii nagu küsiti, et kuidas ta äril läheb. Ja siis on see, et mis osal läheb hästi ja mis osal läheb halvasti. Ehk siis sa üritad aru saada, et mis see nagu kontekst on või kellel läheb hästi ja kas ma sealt lainest saan kellegiga kaasa minna. Meil oli hea näide, oli eelmisel nädalal üks koolitus, kus me ka seda niisugust lainetamise teemat nagu arutasime. Ja siis oli teema, et ettevõte, kes oli tootnud puidust suveniire. Jällegi ei ole restoran, ei ole muuseum, aga siiski nii otseselt turismivaldkonnaga seotud, et kui turism kukub, siis seda puidust suveniiri kohalikule elanikule sai müü, eks ju. Aga see põhiküsimus oli ju see, et me saame aru, et kadus ära meie klient, aga me ei saa aru, kus kasvab või mida me edasi peaks tegema. Ja vaat see oli see koht, kus ma nägin, et see sama nagu see trendide korjamine või arusaamine. Mööblisektorist kasvas kontorimööbel, mööblisektorist kasvasid aiamajad, sest seal sai kodukontorit ehitada. Kasvas võib-olla mingi, ma ei tea, laste koolimööbel või mingisugused taolised asjad, eks ju. Need kasvasid ja siis ikkagi sofad ja köögimööblid kadusid, et ikkagi see sama nagu arusaamine, et kui kasvab, siis mis päris täpselt ja küsimus, et okei, et kui ma suudan teha puidust, ma ei tea, lusikaid, et mis ma siis nagu oma masina ja oskusega siis selle teadmisega peale hakkan või mida ma siis teha suudaks. Ja siin on sama näide veel näiteks messitarvikute tootjad, pakkujad, et kes enne koroonat põhiäri oli ikkagi erinevad messikonstruktsioonid üle maailma, et tegelikult nemad profileerisid ennast ümber nii, et pakutegi järjekorraposte, sest et sa saad sama toote elemente kasutades neid luua, on ju. Või siis pakuti näiteks neid kodukoosolekute pidamiseks taustaseinu, sellised vaheeraldajad, moodulid. Selles mõttes, the world is your oyster, on ju, ehk siis sa saad oma toote valiku lõikes ümber mõelda, et kus, see ongi märksõna, kus see uus nõudlus on ja sellega kaasa minna. Või siis tegelikult, mis ma olen tähele pannud, üks selline väga tore Eesti selline väiketootja Punch Drinks, ehk siis koroona ajal tuli välja Punch Sanitizer, ehk siis lihtsalt nii, kui oli võimalus uuesti kohvikusse minna või restorani, siis vähemalt mina panin tähele, et 80% juures oli see Punch Sanitizer seal laua peal, nagu seda kenasti disainitud, ilus element, kasulik ka, nii et väga vahva. Mis kindlasti veel muutus, oli kinnisvarasektoris see, kui varasemalt pakutigi avatud ruume, kõik saavad koostööd teha, siis nüüd otsitakse kõiksugu neid vaheseinu ja neid kuubikuid, näiteks Taiga Koncept ja muud sellised, kes tekitavadki kasti sulle ja siis saad seal tööd teha. Näed küll teisi läbi klaasi, aga ei ole enam koos. Jah, et päris otsa ja ebasta, eks ju, või köhi või midagi muud seesugust. Et just nimelt, et ma arvan, et see uue konteksti tajumine ja muidugi, ja siis hea näide veel, mis mul siit tuli, et üks spordivõistluste korraldaja, et võistlused ju kukkusid ka alguses väga dramaatiliselt ära, eks ju, ja professionaalsete korraldajate käibed vähenesid oluliselt kogu selle hooajaga ja paljud olid ju investeerinud tohutu suurt inventaari, telgid ja mis iganes süsteemid olid üles ehitatud ja täna on nagu näha seda, et kogu seda inventaari pakutakse rendiks. Ja kuna see tegelikult on üsna kallis tükk, kui sa midagi korraldad, siis on väga hea, keegi tuleb, paneb sulle rendid inventari, sa ei pea endale ostma ja keegi teine saab seda ka kasutada. Et jälle see sama lugu heal ajal ei oleks keegi viitsinud sellega tegeleda. Keegi ei oleks viitsinud mõelda ka, et ma pean kuskil seda lahti pakkima. Aga jällegi, järgmised liinid ja Tont seda teab, võib-olla sealt tuleb nagu järgmine turuareng. Just. Siis uued sihtgrupid.
on ka üks teema, ehk siis selle eelmise osa kokkuvõtteks jällegi trendide poole pealt, et need uus kontekst, et seda konteksti tuleb hästi nüüd jälgida, et kes veel seda teinud ei ole. Noh, tänaseks muidugi, kui me oleme sellest viiruse algusest umbes pool aastat, noh, täna hakkab juba see tunne tekkima, et kui te tänaseks aru ei ole saanud, mis see uus kontekst on või kuhu liikuda, no siis on oht see, et see ettevõte on nii aeglane, et tegelikult keegi neelab ta alla või siis nagu kaob turult ära, et ma arvan, et sellised liikumised peaks ikka kiiremini olema. Aga kindlasti järgmine teema on ka seesama uus sihtgrupp, noh, ja selle sihtgrupi mina sain hästi inspiratsiooni meie tühjast vanalinnast, noh, mida mul on alati kurb vaadata, kunagi varem ei ole seal olnud nii vähe inimesi ja ma ikkagi jätkuvalt ei saa aru, miks seal inimesi ei ole, see oli see minu murekoht. Monika, uued sihtgrupid, kuidas sina nendega kokku oled puutunud? Mulle ka tegelikult praegu kõigub peas seesama näide, mis me sinuga varem arutasime, ehk siis vanalinn ja turunda siis kohalikule Eesti perele, ehk siis mis iganes profileeri oma toode ringi või saada kuidagi sinna külastama või siis a la näiteks hotell, kes võiks pakkuda siis sellele Eesti perele ekskursiooni eesti keeles vanalinnas, ehk siis selles mõttes selline nagu huupi näide praegu. Uued sihtgrupid või sihtturud, seda võib ka laiendada, eks ju, business valdkonnas. Väga konkreetne muutus oli see, et need, kes ettevõtte kingitusi tegid, siis olukorras, kus kõik käibed langevad ja raha väheneb, siis väga enam ei kinke ei tee. Aga need samadel siis vahendajatel oli ligipääs erinevatele tootjatele, kes hakkasid tegema näiteks maske, aga mitte ainult neid pehme maske, vaid ka neid visiire. Kes nüüd hakkasid siis neid maale tooma sinna ka ettevõtte logo peale ja müüvad neile samadele ettevõtetele, kes nüüd siis mitte kingitusena, vaid oma klientidele või oma töötajatele neid pakuvad. Või teisipidi siis mõned tööstusettevõtted, kes üks näiteks toodab titaaniumist elemente. Nad on viimased jällegi 10 aastat ainult teinud erinevaid tervisevaldkonna implantaate ja muid selliseid. Ja nüüd neil oli esimest korda, kus kogu äri kukkus, kõik sai korraks läbi, väike pankroti moodi asi ja tuli uuesti läbi mõelda asjad. Ja jõudsid selleni, et aga tegelikult seda sama titaaniumit nad saaksid teha nii palju teistele sihtgruppidele ja nad ei olnud selle peale mõelnud 10 aastat ja nüüd nad siis lihtsalt mõtlesidki läbi, et kellele veel. Ja tuleb välja, et neid valdkondi, kus nad saavad aidata, on väga palju. Aga lihtsalt heal ajal ei ole vajadust mõelda. Et ongi vaja halba aega, et tuleks hetk, et mõelda. Suurepärane, väga hea näide. Et jaa, siin sellest turismisektorist veel, et noh, täna jätkuvalt väga paljud need asutused, kes lootsid, et turismivaldkonnas, et suvi tuleb natuke parem ja kogume selle rasvakihi, et saaks järgmised 9 kuud kehva hooaega üle elada. Aga täna tegelikult paljudel on olukord see, et kes olid Tallinnas, kelle suvi ei läinud väga palju paremaks. No, piirkonnad elasid hästi, eks ju, toimetasid, meelitasid Tallinna inimesed enda juurde, aga Tallinn ise ei suutnud inimesi enda juurde meelitada, võib selle kohta öelda. Ja seal ma arvan, et nagu head näited, et jällegi mul oli huvitav vestlus ühe meelelahutuskeskuse omanikuga ja siis oli see arutelu, et okei, meelelahutust täna inimesed pelgavad, nad ei taha olla siseruumis, meil on keeruline ja siis on see, et aga äkki positsioneeriks ennast ümber. Äkki vaataks korra, mis see hariduslik sisu meil olemas on. Äkki me saaks teha ennast hoopiski selliseks vaba hariduskeskuseks, kuhu tulevad lapsed, kuhu tulevad täiskasvanud, sest tegelikult seda sisulist poolt on väga palju, eks ju, aga senini on olnud ainult selline meelelahutuslik pool. Loomulikult see ümberpositsioneerimine on keeruline, aga kui sul ikkagi mitte midagi muud teha ei ole, siis hakkadki pihta. Ühel hetkel, kui see meelelahutus juurde tuleb või taastub, siis sa oled väga suures plussis, eks ju, aga täna ootama jääda, et äkki ikkagi taastub millalgi, on nagu erakordselt kehva strateegia. Siis oli edasi meil üks punktidest turundusmasinast ja selle ülesehitamisest. Ehk siis, et tänasel hetkel tuleks võtta turundusmasin nii-öelda pulkadeks lahti, ehitada uuesti üles. Monika, tuleb sul siin mingi hea näide meelde? Sellised kõige ehedamad just niisuguse turundusmasina nagu parandamise projektid ongi just selliste analüütikute juurde toomine, millest me alustasime tegelikult, ehk siis et süvendatud teadmised, et mis tegelikult performib, et mis toob sulle turundusraha tagasi ja mis ei too turundusraha tagasi ja sealt siis selline
tiimide rekonstrueerimine, et tegelikult ma olen tajunud ka, et ta nagu liigub kahes suunas, et üks suund on see, et suuremad ettevõtted võtavad endale tööle selliseid analüütikuid rohkem ja teine suund on see, et pigem suurendatakse selliseid outsource itavaid teenuseid ehk siis erinevad digiagentuuride analüütikud ja nagu nende teadmised, neid kasutatakse rohkem ära, nii et selles mõttes see on selline minu kõige otsesem kokkupuude ja teine koht, kus selline turundusmasina tõhustamine tegelikult toimub, on just, mida ka Sander alguses rääkis, et selline ümbermõtestamine ja sealhulgas ta business to business sektoris, ehk siis korraks peatutakse, analüüsitakse, et kas tegelikult kas me oleme täpsed selles, et kes me oleme, mida me teeme, kellele me teeme, kuidas me teeme ja kas sõnumistrateegia ja kogu selline bränding, et kas ta on piisavalt ajakohastatud, kas me kõik saame sellest ühtemoodi aru, kas ettevõtte juhtkond saab sellest aru, kas ettevõtte töötajad saavad sellest aru, kas kliendid saavad sellest aru. Kui need 3 osapoolt kõik aru saavad, et siis on juba väga hästi tehtud, aga kui seal on mingisugune lõtk sees, siis tegelikult hakatakse neid protsesse ümber mõtestama ja sellist uut strateegiat sinna nagu peale ehitama. Nii et selles mõttes selline ühelt poolt ka väga tänuväärne aeg, et ongi aeg sedasi oma olemasolev äri kas siis ümber mõtestada, kui see juhul ei toimi näiteks mingil põhjusel ja suurendada sellist analüüsimõinekust või siis ümber mõtestada oma selline brändi olemus kui selline. Nõus. Business to business äris? Jah, seal eriti rahvusvahelises müügis on kõik pikalt olnud harjunud, et lähme konverentsile, räägime seal, küll tuleb klient. Nüüd enam ja siis ootame aktiivselt. Jah, agressiivselt. Agressiivselt just. Aga konverentsile minna ei saa, siis esimese hooga kõik hakkasid tegema webinare. Lootsid, et sealt tuleb. Aga webinarist tuli üks asi. Nii. Kõik said lõpuks teada selle, kui palju päriselt neid kuulas ja kui vähe sealt tegelikult tuli. Okay. Mille tulemusena kõik need, kes suure hurraaga läksid webinari tegema, hakkasid pärast seda mõtlema, et aga võiks vaadata laiemalt kõike seda, mida me teeme müügis ja turunduses, et mis on selle tulemuslikkus. Ja see sama performance tuli järjest rohkem teemaks. Osadele webinarid väga sobivad. Teised said aru, et nad peavad muud sorti sisu tegema. Kolmandad said aru, et ei ole mõtet osta reklaame ajalehte. Ja seal oli erinevaid muutusi, aga kõik läheb selle poole, et meil oleks päriselt võimalik midagi analüüsida ja päriselt võimalik numbreid näha ja siis teha neid arvutusi, et paneme raha sisse, saame raha välja. Ja teeme seda pisut lühemas perioodis kui aasta-2, vaatame pigem päris kuu peale ei vaata, aga kvartali peale äkki. Okei, väga hea. Et jaa, mul on hea meel tõdeda, et meil on järgmise põlvkonna turundajad, kes saavad aru, et kui raha sisse panna, siis peab midagi välja ka tulema. Mul vahepeal on tunne, et on paar põlvkonna olnud, kes arvasid ainult, et peab sisse panema, eks ju. Et aga see selleks, et jaa, ma pean siit edasi torkima. Kui sa ütled, et paljud nägid, et webinaris oli kuulajaid ja kui vähe sealt kätte jäi, mis see suhe siis oli? Mis nad said kätte 100-st ühe või 1000-st ühe või kus see conversion siis oli? Osade puhul ei tulnud seda 1000-st ühtegi. 1000-st ühtegi ei tulnud. Tegid kordavalt, tegid, aga oli ainult tegemise rõõm. Teiste puhul siis oli tõesti väikestes protsentides, mis sa said kõigepealt kellegi, kes võib-olla kuulab sind edasi, siis tuleb talle see müük lõpuks ära teha. Aga kus see põhiviga siis oli? Kas see oli lihtsalt see, et webinarile tulid valed inimesed või kuna inimestel midagi teha ei olnud, siis nad lõbustasidki ennast tasuta webinaridega? Ühtpidi tundus, et need, kes sinna tulid, lõbustasidki ennast. Teistpidi tundus, et webinari lihtsalt nii palju. Ja olukorras, kui sul ongi need samad kliendid, kes muidu lähevad Saksamaale, et teha seal inglise keeles oma kõne, siis nüüd, kui inglise keeles on webinari kõik kohad täis, siis ei ole vaja sul seda konkreetselt vaadata, vaid sa vaatad midagi suuremat. Ja lihtsalt läbi selle, kuna pakkumust oli nii palju rohkem internetis, siis need, kes tahtsid, valisid kvaliteetsemad ja need, kes ei tahtnud, need ei tahtnud ikka. Okay. Ja läbi selle lihtsalt seal ei olnud päriselt sihtrühmi. Kui palju seal webinaris oli oluline see, et seal nagu tugev sisu oleks? Või see oli ikkagi niisugune promotional, et anname 2 mõtet ja rohkem räägime iseendast? Need, kellel oli rohkem sisu, nendel läks natuke paremini. Okay. Et kui oli puhas promo, siis ei olnud sellest üldse mingit kasu. Selge.
väga hea. Ja loomulikult kõik need asjad, mis olid natukenegi õpetlikud, sealt võib-olla kohe klienti ei tulnud, aga fänne tuli juurde. Okay. Just selle poole pealt, et kus sa näiteks siin fashion valdkonnas õpetad, kuidas disainida T-särki, siis koduperenaised kodus hakkasid selle peale mõtlema, tekitasid grupid, hakkasid jagama oma tehtud töid. Ja vaata, see oli seesama üks trendidest, eks ju, do it yourself. No, see oli tegelikult see, mis tõenäoliselt ongi see, et kõigil oli kodus aega küpsetada, keeta, T-särkidest seelikuid teha või vastupidi, eks ju, või mida iganes seal siis meistetada sai. Me tegime ise nädalavahetusel 2 jäätist, 1 koogi ja makroone. Just. Ja kõike sulle webinarides õpetati. Ja need turundusmasinad ongi, et mul on selles mõttes hästi hea meel, et tegelikult sealt analüütikast hakkabki ju nagu üsna, võib-olla see turundusmasina mõte isegi on üsna paljudele võõras, eks ju, et sul turundus on mingisugune masin, mis sinu jaoks töötab, tihti ta on selline, ma ei tea, niisugune amööb, sa ei saagi aru, mis seal on. Aga tegelikult seal turundusmasinas, ma arvan, et seesama üks asi, kust ma natuke kinni võtan, kui sa ütledki, et horisont läks lühemaks. Et täna mulle tundub ka, et tegelikult siin kriisiperioodis nagu üks võti on see, et jällegi heal ajal sa saad mõelda sellele, et ma teen kevadel järgmise kampaania ja valmistame ette kevadist kampaaniat. Aga kui su ettevõte on täna olukorras, kus me voolame iga päev välja raha ja me tegelikult ei tea, kas me peame kevadeni vastu või mitte, siis kulutada täna aega kevadise kampaania tegemisel on täiesti nonsense, sest tegelikult sa pead tooma koju tänase ja tänane müük on tehtud, eks ju, aga sa pead tooma koju ülehomse müügi ja nädalavahetuse müügi või millal kellalgi, mis hetkes need müügid on, eks ju. Ja loomulikult business to business äris vist tõesti on see, et kvartal on nagu okei, kui sul tavaliselt see müügitsükkel on 3 aastat, eks ju, et siis see kvartaline keskendumine on okei. Aga tihti jaes, ma arvan, et jaes, kui sa täna nagu päevamüüki ei juhi, siis on ikkagi midagi käest ära. Ma täna arvan, et jae juhib ikkagi tunnimüüki ja ma miskipärast eeldan, et online peaks juhtima nagu minutimüüki, eks ju. Kui palju mul iga minut raha sisse tuleb, sest kõik see on ju aeg, mis ma nagu kaotan. Et ma arvan, et seesama nagu väikestele sammudele või fokusseerimine või keskendumine on oluline. Ja teine, mis saab väikestest sammudest, ma arvan, et nii kui sa need sammud väiksemaks võtad, siis tegelikult hästi palju tuleb sealt sisse, et paljudes kohtades me oleme harjunud rääkima need samad suured mainekampaaniad, eks ju. Kus turundajad tihti ütlevad, et võib-olla tulemus tuleb järgmine aasta. No ja kui mu ettevõtted nüüd järgmine aasta olemas ei ole või ta on kellegi poolt alla neelatud või ühinenud, siis mul ei ole mitte midagi selle tänase tööga teha, eks ju. Et hästi palju ikkagi seda tööd läheb ka selliseks nagu jällegi niisugune promotional, aga promotional selles mõttes, et kõik võimalikud hinnapakkumised, 3 võrdub 2 hinnaga ja osta 3 saad kingituse ja mis iganes, kust sa oma nagu mahu läbi lükkad lojaalsele kliendile või kellele iganes, et sa ikkagi suudad nagu selle äri nii palju stabiilsena hoida, et ära ei vaju ja siis vaikselt hakkab see uus kasv tekkima. Seal on näha ka erinevust, et kui sa oled juba suur, siis sa tahad teha brändingut, et kaitsta oma positsiooni ja teha promotionali, et kohe lükata midagi läbi. Aga kui sa oled väike, siis sul, nagu sa ütlesid, et aasta pärast sind võib-olla ei ole olemas, seega brändingut ei ole mõtet teha. Promotionali sa ka väga ei saa teha, sest sul ei ole lihtsalt seda mahtu, mille pealt alla teha. Ja siis sul ongi võimalik ainult sellist performance'it teha. Või on tõdemus, et äkki su äri ei peakski olema. Äkki peakski kinni panema, eks ju. Sest päris paljude puhul sai tõdemuseks see, et meie kliendi kättesaamise kulu oli kõrgem kui see, mida me tegelikult teenisime. Ja mitte sellepärast, et see kulu oleks kallis olnud, vaid sellepärast, et tulu oli liiga väike. Ja otsemüük osade asjade puhul lihtsalt ei tööta. Lisaks siia juurde, et seesama jae näide, ehk siis, et koroona ajal võitsid need, kelle bränd oli juba enne seda tuntud ja usaldatud. Ehk siis kellel oli, konkreetselt lihtsalt case study näitena, kelle brändi tuntus oli üle 70%, kes oli turuliider ja nii edasi, ehk siis tegelikult need fast moving consumer goods sektori nagu turundajad, nad ei kahandanud oma turunduseelarved, eks nad tegid massimeediat edasi ATL-is, isegi suurendasid teleeelarvet, sama raha eest sai rohkem, eks ju? Suurendasid välimeedia eelarvet ja koha peal jaes nad jätkasid seda sama strateegiat, ehk siis tegid promotionali ka koha peal. Ja iseenesest see käive, mis neil tekkis jaest, tegelikult kattis ära selle kukkumise, mis oli Horekas. Et selles mõttes selline jällegi positiivne case study ja nüüd see, et äkki mingisugust äri ei peaks üldse olemas olema, et
noh, on ka selline kokkupuude, et ettevõte, kellel on 7 erinevat tegevusvaldkonda, ehk siis omanik ise toob maale erinevaid tooteid ja ta ei ole läbi arvestanud, et kui palju tal tegelikult oleks vaja turundusse investeerida selleks, et turundada või maha müüa kas või üks nagu sektor nendest toodetest. Ja siis ta ongi hädas, et tal on need 7 erinevat toodet, ta peab ise sellega kuidagi hakkama saama, teeb ise sotsiaalmeediat 0 euroga ja lõpuks on läbi põlenud ja tegelikult müüki ikkagi ei ole. Noh, ja see ongi selline fookuse küsimus, et miks siis 7, et vali üks ja keskendu sellele ja kuidagi nagu tööta ennast selle ühe najal välja. Absoluutselt nõus. Ja siis oli meie järgmine teema tõhusus. Noh, tegelikult see, kuhu me juba siia sisse läheme. Ja selle tõhususega siin on nagu palju puutepunkte meil juba olnud. Üks ongi see, et automatiseerimine, eks ju, tõhusust vaata protsessid üle. Noh, täna mina tooks siia pildile veel diskussiooni, et seesama nagu automatiseerimise kogemus, et mõnikord on see, et kui sa oled väga väike ja väga paindlik, siis sa ei saa automatiseerida ja siis sa tegelikult, noh, mina olen see, kes juba ootab, et andke mulle järgmine see tehisintellekt, andke mulle järgmise AI tükk, mis mul jälle nagu nutikalt kaasa mõtleb ja mingid tükid ära teeb. Et mõnikord sa pead jälle mingi laine vahele jätma, suurtel on sellest automatiseerimisest nagu kasu, aga tavaliselt väikesed on ikkagi see, et automatiseerimine on nii kulukas. Noh, mitte siis, kui ta tehtud on, aga selle tegemine, et sa lihtsalt ei pruugi, noh, jõuda ei hakka lihtsalt peale nagu muude asjade kõrvalt. Et need olid need, mis tõhususes minu murekohad olid või niisugused soovituse kohad. Aga Monika, mis see tõhusus sinu jaoks tähendanud on? Tõhususe osas mul tuleb esimese mõttena praegu niisugune hoopis võib-olla natukene kaudne mõte, ehk siis koroona ajal kõik istusid kodus, eks ole ju. Ja siis tegime Skype'is, Teamsis, Zoom'is, mis iganes keskustes koosolekuid ja minu meelest see oli ülitõhus. Päriselt see oli ülitõhus. Ehk siis jäid ära erinevad reisimised, tund aega sinna, tund aega tagasi, koosolekute üles sättimine, kõikidele kohvid, ilm, poliitika ja muu jutt ja siis päris jutt. Ehk siis selles mõttes see minu meelest oli üks koht, kus nii mina kui minu kliendid tegelikult tõdesime, et kuule, tegelikult on täitsa hea, et tegelikult me säästame palju aega, me saame oma asjad ära rääkida, ära otsustada, mõtted selgeks vaielda ja nii edasi, et selles mõttes nagu lihtsalt selline nagu veidi huumoriga pooleks tõhususe näide. Kohe jõuan Sandri sinuni. Mul lihtsalt tuleb siit hea näide meelde, et seesama tõhusus, et mis juhtus rahvusvahelises müügis, oli hästi huvitav, et kui varem oli ikkagi see traditsiooniline müügikohtumine, no nagu tund aega, noh, et kas te leiate tund, see oli kuidagi traditsiooniline, eks ju, et kui keegi ütles, et mul on 20 minutit, et on siis, noh, sa ei võta seda nagu tõsiselt, aga tegelikult veebis läksid esimesed müügikohtumised lühemaks, et kuna kogu see muu asi jäi ära, oligi mine otse kohe asja juurde, ära räägi ilmast, sa ei tea, kus maailmast otsas ta on ja see ei pruugi sul üldse ühine teema olla, mine asja juurde. Ja kusjuures see tõdemus oli see, et kui sa ütled, et ma tahaks 20 minutit kohtuda veebis, siis selle 20 minuti ta paigutas üsna lihtsalt oma päeva ära. Aga kui sa tahtsid tundi ja nagu offline'is, no siis oli see, et kohtume 3 kuu pärast. Et see oli nagu mingisugune asi, et see lühidus kuidagi andis nagu mingisuguse järgmise võimaluse online'is, nii et see oli hästi hea punkt. Aga business to business, siis mis te veel tõhususega märganud olete? Sama oli B2B's, et kui on ettevõtted, kellel on vaja oma toodet või teenust demoda, siis kui ongi veebis võimalik sul panna kohe, et küsi demo ja panna sinna juurde, et 15 minutit on demo, siis selle conversion koheselt hakkas tõusma, sest inimesed said aru, et me saame kiiresti aru, mis see on ja siis saame sealt edasi minna. Okay. Ja sealt loomulikult, kui sul on vaja lõpuks rohkem küsimusi küsida, siis sa teed selle pikema kõne otsa, aga esimene info saabki meilitsi või selle 10-15 minutise kõnega edasi antud ja siis juba saab sealt edasi minna. See on kindlasti üks uus arusaamine ja no tegelikult laiemalt see, et sa ei peagi lendama teise riiki selleks, et teha ühte kohtumist. Siin üks meie klientidest teeb äriga Araabia riikides, mis on teada tuntud see, et sa lähed sinna kohale, sa veedad seal ikka pikemat aega ja kõike seda lihtsalt ühe kohtumise veaks. Ja enam ei ole vaja. Tuleb välja, et isegi Araabia riigis on täitsa okei teha Dubai valitsusega kõne ja siis edasi minna. Absoluutselt, väga hea. Just, ja siis ma mäletan ka meie endistes diskussioonides tegelikult, kui me seda diskussiooni arutasime, siis me rääkisime ka sellest, et üsna selgelt läbi selle analüütika
tuli välja ka see selline, et võitsid kõik need lehed, kes suutsid aru saada sellest, kus inimene oma ostuga peatub. Eks ju, et üsna palju seda, et ostude sooritamine jäi pooleli, palju selliste wishlistide kasutamist, et tegelikult see faas, et jällegi, et kui sa ei analüüsi, siis sa tihti seda consideration faasi nagu ei märka või ei näe. Nii kui sa seda analüüsima hakkad, siis sa näed, et seal on üsna suur hulk infot, mida nad tahtsid osta, mida nad ei jõudnud, kuhu nad pooleli jäid ja kõik, kes selle info kätte said tegelikult liikuda tõhusamalt edasi, mitte püüda kogu maailma, aga püüda just nimelt neid, kes juba seal otsustamise äärel olid, eks ju. Meil oli hästi huvitav diskussioon varem ka just seesama ostuteekond ja selle wishlisti olemasolu ja siis me rääkisime sellest, et kas on olemas mingi üks-ühene soovitus, et kas e-poel peab olema wishlist või mitte. Noh, lihtsalt kontekst selles, et on inimene, kes brausib e-poes ringi, ta lisab endale 20 asja wishlisti, aga ta ei realiseeri seda kuidagi. Ja siin meil oli hea selline digianalüütik, kes ütles, et kindlasti peab olema wishlist. Sest et see on see koht, kus sa saadki selle võib-olla passiivse, aga unistaja, paneme selle segmendi nimeks unistajad, kes siis panevad endale 20 toodet sinna wishlist ja sa saate kätte ja sa saad teda analüüsida või temast paremini aru ja nii edasi. Ja veel huvitav mõte siia juurde on selline just sellise online turunduse osas või nagu e-poodide turunduse osas sihtgruppide segmenteerimine. Ehk siis kuidas sa õigesti segmenteerid kõik need erinevad demograafilised grupid, kellele oma turundust suunata ja mis sammu pidi sa seda turundust peaks tegema. Ja sest palju on ju sellist probleeme sellega, et selline esimene kontakt saadakse kätte, ehk siis inimene on nõus andma oma nime, oma telefoninumbri võib-olla isegi, oma e-posti aadressi, aga seda ühte kontakti ta jääb külmaks, et seda ei suudeta realiseerida. Ja siis sealt on huvitav edasi mõelda, aga miks see siis nii on? Et et kas ei saada aru, kes see inimene on tegelikult, ehk siis on puudulik selline sihtgrupi taju ja puudulik segmenteerimine, selline persoonade loomine, millele saab teha täiesti eraldi workshoppe, või siis kas näiteks tema poole pöördutakse hoopis teiste sõnumitega või seal on mingisugune spämm, ehk siis saadakse kontakt kätte ja juba järgmine päev 5 kirja, igal pool on kirjas, et osta nüüd. Ehk siis selles mõttes selline, see on omaette hästi huvitav teema, mida analüüsida või mille üle mõelda. Et siin mul on endal kokkupuude ühe triiksärgi tootjaga, kes toodab triiksärke naistele ja turundab neid Eestis, Soomes, Saksamaal, Hispaanias. Ja nendel on nüüd on palju vaeva näinud just, et aru saada sellest ostutrajektoorist või ostuteekonnast on igas riigis erinev ja nad on ütleme üldistavalt sellise välja töötanud endale 9-sammulise teekonna. Ehk siis esialgu sa pead eeldama, et inimene, kes on andnud sulle oma kontakti, ta ei tea sinust mitte midagi. Ta ei tea, kes sa oled, ta ei tea, millega sa tegeled, ehk siis elementaarne on see, et sa ütled, et tere, mina olen Monika või mis iganes, sa tutvustad ennast, sa räägid oma roo, sa räägid, kes sa oled ja selline flirt, vähemalt nende analüüsi kaudu on esimesed 4 sammu, toimub selline flirt ja nii-öelda kohtingule kutsumine, ehk siis räägitakse iseendast, räägitakse väärtustest, räägitakse millesse nad usuvad ja nii edasi. Ja peale seda alles hakkab vaikselt sedasi taktikaliselt või taktitundaliselt toimuma müügipakkumine, et esimene näiteks äkki sa oleksid nõus uudiskirjaga liituma, teine äkki sa oleksid nõus vaatama nüüd meid eripakkumisi ja nii edasi. Ja see näide on küll konkreetselt sellise premium klassi tootele, ehk siis üsna kalli hinnaga kvaliteettoode. Väga hea näide, tänud. Liigume siit edasi, meil on veel 2 punkti jäänud. Järgmine teema oli brändi teema. Sina, Monika, oled hästi tugev brändi eestkõneleja. Ja mina usun brändi kui sellisesse ja selles mõttes eriti praegu ja kõik need eelnevad punktid, et palju oleme brändi puudutanud ja lihtsalt kui mitte praegu, siis millal veel. Sest et kui aeg on keeruline, seda täpsem sa pead olema oma sõnumis. Ja siin on hea mõelda just selles kategoorias, et kui on ettevõte, millel on mingi teenustoode, teatud kaubamärk, et kas selle ettevõtte siseselt, selle ettevõtte omanikud, juhtkond, keskastme juhid, et kas nemad saavad sellest brändist ühtemoodi aru.
et kas on nende jaoks piisavalt defineeritud, kas on selge, kas on olemas nii-öelda elevator speech, ehk siis keegi tundmatu küsib, kes sa oled, millega sa tegeled, kas sa suudad vastata ühe lausega. Nii et see kõik oleks selles lauses ära öeldud. Et kui see on olemas, on väga hea, siis on teine kontrolli küsimus, et kas sinu ettevõtte töötajad, kõik inimesed 200, 300 või ka 50, et kas nad saavad sellest elevator speech'ist samamoodi aru, kas nad suudavad ise selle sama elevator speech'i nagu regenereerida, kui nendelt näiteks midagi küsitaks. Kui nad saavad, super. Ja kolmas selline faktor on need kliendid, ehk siis kui küsida selle ettevõtte klientide käest, mis see kaubamärk endast kujutab, et kas kaubamärgist on tekkinud bränd näiteks, kas nad vastavad samade sõnadega. Kui siis vastatakse samade sõnade või samade sõnumitega, siis on väga hästi juhitud bränd. Aga kui kuskil on mingi lõtk sees, siis järelikult midagi on kas tehtud liiga keeruliselt, näiteks on sõnumite paljusus, ei ole nagu piisavalt keskendutud või kontsentreeritult oma sellist fookust välja toodud või siis seda ei ole turundatud piisavalt, on madal tuntus ja nii edasi. Nii et selles mõttes, et siis saaks seda probleemahelat hakata nagu lahti arutama. Ja praegu ka business to business sektoris just tegeletakse sellise rethinking uga või ümbermõtestamisega või just sellise iseenda ümber defineerimisega. Ja mis on see kogemus või praktika, ehk siis kui see bränd on olemas ja selles on kokku lepitud, siis on hiljem niivõrd palju lihtsam kõiki tegevusi teha, sul on niivõrd palju lihtsam genereerida neid müügikampaaniaid, pakkumisi, sõnumeid, sest sul on olemas konkreetne vundament või platvorm, millelt neid üles ehitada. Ja see tähendab ka seda, et iga kampaania ei ole taktikaline, iga kampaania ei ole erinevat nägu, ehk siis sul on konkreetne vundament, sa sealt ehitad oma kampaania üles ja lõpuks see väljendub tegelikult selles, et sa säästad turunduses, sest et sul on nagu juhitud sõnumite voog. Absoluutselt, väga nõus. Ja nüüd, kuna meil aeg hakkab varsti otsa lõppema, siis jõuame viimase teemani, milleks oli jätkusuutlikkus. Ja nüüd jõuan Sander sinuni. Jätkusuutlikkus ja business to business. Mis see teie jaoks tähendab? Eelkõige see tähendabki seda, et kas natuke läheb sinna samasse brändi teemasse tagasi. Nõus. Kas see sama asi, mis sa oled senini teinud, kas see on piisavalt erinev teistest ja samal ajal piisavalt selgelt väljendatud, et teised saavad aru, mida sa teed ja oskavad sinu juurde tulla. Ja see on asi, millega me oleme kõikide oma klientidega siin viimased pool aastat tegelenud, võtnudki tegelikult pulkadeks lahti, et mis on see väärtus, mida me kliendile pakume, kes see klient üldse on ja kus see klient üldse on. Ja sellest lähtuvalt siis hakanud kõike seda uuesti üles ehitama. Eriti siis, kui on tegemist ettevõtetega, kes alles teevad oma esimesi samme digis, pole enne kunagi seal midagi teinud. Ja nüüd saavad aru, et see, et meil veebilehel on teenused lahti kirjutatud, ei ole piisav, vaid me peame päriselt lahti mõtestama, mis see üldine story seal taga on, et me räägiks igal pool seda sama juttu. Väga nõus. Ja siis sealt saab juba ehitada kogu selle jätkusuutliku teekonna. Muu hulgas on jällegi huvitav näha, et vaikselt inimesed hakkavad uuesti taasavastama sisu ja SEO poolt. Saades aru, et võib-olla tasub jätkusuutlikult teha mingeid tegevusi selleks, et tõsta oma väärtust otsingumootorite seas. Absoluutselt nõus. Ja Monika, tahad sa siia jätkusuutlikkusele veel lisada? Ja, et selles mõttes kuulasin Sanderit praegu, et see jätkusuutlikkus nagu turunduse mõistes, et on ülioluline, ehk siis selline sihikindlus või ehk siis sa rakendad mingisuguseid tegevusi, kas on brändijärendus, kas on mingisugused sellised müügipakkumised ja nii edasi ja praegu mis on see koroonaefekt olnud, et nagu Anu Mallen ütles, et on see horisont on lühem, on ju. Ehk siis seda jätkusuutlikkust sa rakendad küll pikaajaliselt, aga sa nagu mõtestad või mõõdad ja analüüsid seda lühiajaliselt. Ehk siis sa pead hästi selline aktiivne, hästi energeetiline, hästi selline agile olema inglise keeles. Ja teine asi on see jätkusuutlikkus nagu sellise toote sisu mõistes, et mis minu kokkupuude on, et ka business to business sektorites üritatakse luua selliseid kas siis turunduslikku sõnumit, millel on sisu taha, et näiteks TPD tuli välja kampaaniaga, mille sõnum on, et esimene Eestis süsinikuneutraalne pakivedu. Ehk siis, et selles mõttes jätkusuutlikkus nagu sellise globaalse säilimise mõistes. Või siis teine asi, et üritatakse luua uusi tooteid, mis tähendab seda, et
et konkreetne näide, business to business valdkonna ettevõte, kes on tegelenud erinevate nagu keemiliste siduskomponentide tarnimisega erinevatele tööstustele, on nüüd välja töötanud viisi, kuidas eraldada suhkrupeedi ja toidutööstuse jäätmetest nanotselluloosi, mis on 100% naturaalne ja mille eesmärk on siis asendada selliseid mitte ökoloogilisi plastikupolümeere. Ehk siis kaks sõna veel, ehk siis selline viimane nagu unistus või mõte on see näiteks 100% naturaalsed, mis iganes betoon näiteks. Nõus. Absoluutselt nõus. Ma arvan, et need olid kõik väga head soovitused, nii et sellised olid meie 7 punkti ja nüüd lõpetuseks on mul au kõigepealt välja kuulutada, mida me lubasime osadele kuulajatele, kes väga seda infot ootavad. Meil on au välja kuulutada 4 nime, kes on võitnud auhinna ja kes osalesid meie kas turunduse parimate bakalaureuse ja magistritööde konkursil või siis Invicta ja direktori juhtimise parimatel bakalaureuse ja juhtimistööde magistritööde konkursil. Ja ehk siis need nimed on ja need kirjutame teile pärast ka, võtame eraldi ühendust. Turunduses turunduse parim bakalaureuse töö Meril Peilmann, dünaamiline hinnakujundus Piletilevi näitel. Parim magistritöö Kaarel Nurmsalu, tippsportlane kui isikubränd Kelly Sildaru näitel. Juhtimise valdkonna parim bakalaureuse töö Ingrid Jääger-Kalpus, ISO 9001 kvaliteedisüsteemi toimivuse tagamine Pärnumaa tootmisettevõtete näitel ja juhtimise parim magistritöö Helen Hendrikson, Liis Paavel ja Annika Salak, Leadership Quality in Startup Enterprises in Estonia. Nii et teie 4 olete võitnud auhinna, võtame teiega ühendust. Meie tänased kuulajad ja vaatajad, olge kenad, osalege meie ettevõtlusnädala loosimismängus, mille jaoks peate täitma ankeedi ettevõtluspäeva kodulehel selle programmi all Marketingi Instituudi ülekande info juures ja meil on teile ägedad auhinnad välja jagada.